Me oleme sellise ühe haigla visiitkaardi saanud täiesti uude kuube. Et kuna siit uksest tuleb päris palju tuhandeid inimesi aastas, kes abi vajavad, põhiliselt Võrumaa inimesed, aga ka üsna palju teisi inimesi. Ja see funktsionaalsus meid ei rahuldanud. Ja nüüd meil oli see hea võimalus, et me saime selle kogu osakonna ära renoveerida ja teha nii, nagu see maja võimaldab ja kuidas me ise tahame, et parem oleks. Ja parem just eeskätt patsientidele ja ka tegelikult töötajatele. Et mis see patsientide jaoks siin siis paremaks läks, et kes vana EMO-t mäletab, siis patsiendid ootasid siin pikas koridoris, olid siin ukse taga. Nüüd on neil selline oma ooteala, on järjekorra automaat ja kui inimene tuleb, et ta ei pea jääma hirmu kätte, et kas teda on märgatud või mitte, et kui ta selle järjekorra numbri võtab, siis see info on kindlasti sinna EMO köögituppa kohale jõudnud. Et vanasti olid nad pidid siit ukse vahelt piiluma, et kas neid on nähtud ja kas õde teab ja nii edasi, et nüüd ei ole neil vaja seda hirmu tunda. Et selline ja avarust on rohkem nii patsientide jaoks kui tegelikult töötegijate jaoks. Ja tegelikult on see renoveeritud kogu selles ulatuses, et sealt EMO tagant on siis olemas ka kohe kiire liftiga pääs opituppa. Ja tegelikult on seal tagaotsas ka hea pääs nüüd hemodialüüsi patsientidele. Kui ka neil midagi halvaks läheb, on kiirelt võimalik EMO-sse jõuda ja samamoodi operatsioonituppa. Ja seal taga on veel residentide hotell ja nemad saavad ka köögis. Ei peagi magama minema, võivad olla öö läbi seal EMO-s, kui on midagi huvitavat seal toimub. Et see on siis laias plaanis ja et veel lihtsalt orienteerida, et siis on olemas siin isolaator, mis on varustatud ja kuhu saab paigutada selliseid ohtlike infektsiooniga patsiente, vägedaid, kipsituba, duširuum ja juhatajakabinet ja mõned muud ruumid. Et siia tuleb siis edaspidi ka patsientide riideroom, sinna me jõuame täna, siia samma koridori vasakut kätt minult. Ja nii ta on. Lõuna-Eesti haiglal on fantastiline juhtkond. Lõuna-Eesti haiglal on väga vedanud, et siin on fantastilised ja tublid töötajad ja ma tean väga paljusid teist ja ma olen teiega ise kokku puutunud tööalaselt ja ma tean, et need sõnad ei ole kuidagi õhust võetud või lihtsalt viisakusest öeldud. Ja nüüd, kui vaadata natukene meditsiini sellist poliitikat, siis jälle ma julgen öelda, et Lõuna-Eesti haigla on olnud heas mõttes lipulaev. Kui kunagi tehti haiglavõrgu arengukava, äkki on see õige nimetus sellele, 15 aastat või enam tagasi, ja seati siis terves Eesti riigis teatud sammud või eesmärgid, mis tuleks selleks teha, et kogu meditsiinisüsteem oleks terviklik ja oleks ka jätkusuutlik, siis tegelikult kõik järgnevad sammud Lõuna-Eesti haigla poolt on olnud heas mõttes siis parimal moel seda plaani rakendamist kaasa aitavad. Kui paljud alles mõtlesid poliitikakujundajad sellest, et peaks olema kuidagi koostöö või võiks olla võrgustumine, siis Lõuna-Eesti haigla koos Tartu Ülikooli kliinikumiga astus praktilise ja reaalseid samme. Ja kui kunagi hakati rääkima juba reaalselt siis võrgustumisest, siis jälle Lõuna-Eesti haigla koos Tartu Ülikooli kliinikumiga tegi need sammud lihtsalt ära. Kurb pool võib-olla asja poolt on see, et kõik need poliitilised otsused, mis tegelikkuses oleks ammu ilma pidanud vastu olnud võetava, oleks taganud täna selle, et ei peaks iga aasta jätkuvalt läbi rääkima haigekassaga, võitlema ja selgitama, miks üks või teine tegevus on oluline või vajalik. Nii et nagu ma ütlesin, et minu jaoks on see väga oluline päev ja see on palju enamat kui lihtsalt ühed uued ruumid,
vaid see on tulevik Võrumaale ja tulevik tegelikult tervele Kagu-Eestile. Tervishoiupoliitikat mainiti ja mainiks ka võib-olla julgeolekupoliitikat ja julgeolekupoliitika ja riigikaitse seisukoha pealt on haigla erakorralise meditsiini osakond üks väga oluline. Häid sõnu on palju öeldud, mõlemad piiriäärsete haiglatena. Me teame, kui oluline roll on erakorralisel meditsiinil ja selleks, et te seda rolli hästi välja kannaksite, et teile hea oleks, me teeme kingituse, 2 tülka lätlas verd, et soovin teile edu, jõudu ja EMO-personalile rahulikku valvet. Aitäh! 2, 4, 5, 6, 7. Ikka luisata. Inimesed on linnas tööl, siis ta pöördub.